ümber Viljandjärve jooksu stardini on jäänud veel mõni päev aega. Stardikoridor on juba suures osas valmis ehitatud. Vaatame nüüd natukene videopildis, kuidas võiks soovituslikult ümber järve joosta, selles mõttes, et ümber Viljandi järve jooksmisel on rajavalik vaba. Igaüks võib ise otsustada, kust minna. Äraeksimise hirmu ei ole, kui te just kõige esimesena ei jookse. Alati on teie ümber 1000 jooksjat ja nende järgi saab minna. Küll aga on mõned kohad, kus tuleb otsustada kas paremale, vasakule ja selles videos üritame anda väikse ülevaate, mis teid siis ees ootab, kui te ühe või teise valiku teete. Oleme nüüd Huntaugu mäe otsas. Jooksjad on selleks hetkeks siin läbinud peaaegu 2 kilomeetrit ja tuleb esimene koht, kus tuleb otsustada, kas minna nüüd siit otse majade suunas või valida natukene suurem rada siit ja minna mööda Viljandi terviserada. Mõlemal valikul on omad head ja halvad. Majade vahelt ongi kahtlemata pikem jooks, aga selgub, et oluliselt kiirem. Selle raja siit avastas või siis võttis esimesena kasutusel aastal 1979 Urmas Müür, kes toona jooksuga võitis, sest ta oli teistega võrreldes Orika sillale jõudes juba päris paraja edu sisse saavutanud. Kes aga tahab minna siit mööda terviserada, see saab joosta, ei pea minema asfaldile, tema jooksudistants tuleb lühem, aga ees ootavad mäed ja need jooksjad parajal määral kurnavad. Nii et minnakse igal juhul mõlemas suunas ja kes kavatseb kepikõnnile tulla, siis nemad, ütleme 90% ulatuses kasutavad terviserada. Nüüd me oleme jooksu 4.–5. kilomeetril. Orika sillast on 200 meetrit üle tuldud ja tuleb jällegi hakata valima. Aga ennem kui me jõuame valimiseni, ma räägin sellest, et tegelikult on see koht siin võib-olla viimase 20 aasta jooksul kõige rohkem jooksja jaoks muutunud piirkond. Kui veel 20 aastat tagasi kõõluti siin paari maha langetatud lepa peal Hanerivis kuidagi üle vee ja üle soo ja mõni, kes arvas, et ta ei taha oodata järjekorras, vaid läheb lihtsalt joostest läbi, siis ei olnud arvad hetked, kui keegi oli konkreetselt põlvini mudas, kui otsiti kättpidi siit siis oma kadunud jalanõusid ja kuidas siin 80-ndate lõpus tänased keskealised mehed mäletavad, kuidas toonased Marati ruts 60-sed dressipüksid enam jalas ei püsinud, sest nad olid nii läbi vettinud ja lihtsalt vajusid alla. Aga nüüd, palun väga, tugev, kindel rada, aga on võimalik veel meenutada umbes 20 aasta taguseid aegu ja keerata siit soo vahele. Ei tundu väga tore pilt praegu, võib-olla jooksu ajaks natuke taheneb, aga ikkagi siin on soo. Samal ajal teavad kõik, kes jooksevad aja peale ja võib-olla nende lõpuaeg on seal 50 minuti ligi, et siit soost minnes võidavad nad umbes 20 sekundit. Kui aga see vaatepilt siin kohutav tundub ja kuidagi moodi nagu ei kisu siia vette, siis palun. Võimalik on minna otse. Distants tuleb umbes 200 meetrit pikem, võib-olla natukene isegi vähem kui 200 meetrit. Kogu rada on tugev, puhas, valge tennisega võib rahulikult läbi joosta ja jooksu siis mõnesaja meetri pärast juba koos ülejäänutega, kes soost tulevad, rahulikult jätkata. Ja nüüd oleme Sammulis. Selleks hetkeks siin on joostud natukene rohkem kui pool maad. Ja ees ootab Hobusekoppel. Hobusekoppel on selles mõttes ka viljandlastele selles mõttes tundmatu piirkond, ehk siia saavad jooksjad 1 kord aastas ja see on ainult 1. mail.
Hobusekoplis on nüüd viimasel 2-3 aastal tekkinud ka selline olukord, kus on võimalik minna nagu 2 erinevat moodi. Mina isiklikult tean ainult ühte teed. See on harjumuspäraselt nii-öelda otse üle põllu, sealt, kus praegu on ka hobuseid söömas näha. On ka alternatiivne variant. Kohe sel hetkel, kui sealt mägi tõusma hakkab, keerata paremale ja joosta nüüd siis sisuliselt selle maja suunas, mis sealt kaugemalt paistab, on juhtunud aga olukordi, kus varasematel aastatel inimesed on sisuliselt seal ära eksinud, kes on pidanud lausa 4 korda elektrikarju sealt ennast läbi veeretama. Rada on ka seal raskem ja pikem. Raskem sellepärast, et ei ole selline kinni trambitud, tore jooksmiseks sobiv trass, vaid on sisuliselt selline natuke mudane, porine ja väga libisev. Paljud, kes sealt on läinud, on hiljem rääkinud, et kas ma jooksin või kõndisin, ega vahet kiiruses ei olnud. Ja ka jooksu rajameister, kes on selle trassi osaga tutvunud, ütleb, et selleks, et sinnapoole minna, peab ikkagi jõudma joosta. Pluss on muidugi see, et kes siis nii-öelda valib selle uuema ja tundmatu raja, temal avaneb võimalus ära lõigata jooksu pealt siis raske seaküna langus ja sellele järgnev tõus, mis nii mõnegi jooksja siin poole maa peal ikkagi jalust päris nõrgaks võtab. Nii, ja nüüd me oleme Viiratsi teletorni juures. Veerand maast on veel jäänud, aga võib ütelda, et lõpp paistab. See koht on jooksjale tõenäoliselt märgilise tähendusega sellepärast, et siin on ümber Viljandi järve jooksu trassi kõige kõrgem punkt. Edasi on ainult alla mäge. Tõsi, paar väikest tõusu jooksu peale siiski veel tekib, aga need on tõesti väga, väga väikesed ja üsna lauged ka. Valida ei ole siin enam suurt midagi, sellepärast, et kõik, mis on valitud, on ära tehtud, edasi joostakse ühes pikas rivis ja ega mõistlikke alternatiive kuskilt ei paista, et loomulikult võib veel igale poole metsa joosta, kui tahta, aga kiiremaks see kindlasti rada ei tee. Nii et siit siis ainult edasi, üle põllu, siis juba Viljandi paistab ja jäänud on veel Kösti sild ja Tartu tänav ja ongi finiš.